Küpsemas on väga suur diplomaatiline skandaal Iisraeli ja Ukraina vahel. Iisrael ostab Venemaalt Ukrainast varastatud teravilja ning juba on ilmunud ümberlükkamatud tõendid sellise koostöö kohta. Teravili, mida venelased ebaseaduslikult okupeeritud Ukraina aladelt vahendajate kaudu välja veavad, müüakse seejärel Iisraelile. Ja selle varjatud operatsiooni tulud rahastavad Venemaa sõda Ukraina vastu. Ja mis on huvitav, Iisrael ütleb ühelt poolt, et ta ei teadnud, et ostis just varastatud teravilja, kuigi siin tekib küsimus, miks ta üldse Venemaalt ostis. Aga teisest küljest, isegi pärast Ukraina välisministeeriumi diplomaatilist protestinooti, näiteks 27. aprillil saabus ühte Iisraeli sadamasse laev, mis vedas just varastatud Ukraina teravilja. Ja nagu selgus, on viimasel ajal olnud selliseid juhtumeid väga palju. Seetõttu arutamegi nüüd seda teemat. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Lisaks sellele liituda minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, ilmus väga oluline ajalehe Haaretz uurimus, mis ainult kinnitab esialgseid infoväljalekeid selle kohta, et Iisrael mitte ainult ei tee Venemaaga koostööd, vaid ka soodustab tema agressiooni Ukraina vastu. Ajalehe ajakirjanikud jälgisid Vene puistlasti laeva Abinsk teekonda, mis saabus aprilli alguses Iisraeli linna Haifa sadamasse viljaga. Tundub, et lihtsalt viljalaev, kuid juba siis oli kahtlusi selle vilja päritolu suhtes. Väljaanne märgib, et see ei ole ainus Vene laev, mis vedas Iisraeli Ukrainast varastatud nisu. Järgneb väljaande tsitaat. Tegelikult saabus Iisraeli vähemalt 2 varastatud viljaga laeva ainult kuni 2023 aastani. Ja vähemalt 1 neist lossiti siin vastavalt dokumentidele, laevade jälgimisandmete analüüsile ja ajakirjanike saadud satelliidipiltidele. Väljaanne märgib, et Venemaa laevad, mis on sellest ajast alates Iisraeli vilja tarninud, käitusid vähemalt kummaliselt. Ilmselt selleks, et varjata veetava vilja päritolu. Eeldige sisemistes logiraamatutes. Venemaa poolt hõivatud Ukraina sadamatest, mille andmed sai ajaleht Haaretz, mainiti üle 30 varastatud kaubapartii, milles sihtkohaks oli Iisrael. Väljaande allikad märkisid, et see on juba muutunud tendentsiks. Ajalehe andmetel on ainuüksi sel aastal Iisraelis juba lossitud 4 partiid varastatud Ukraina vilja. Veel üks kahtlane laev saabus pühapäeval Haifa lahte 26. aprilli hommikul ja ootab oma järjekorda, et sadamasse siseneda. Ametlikus avalduses on Ukraina juba rõhutanud, et Iisraeli luba varastatud Ukraina kaupade impordiks on vastuvõetamatu. Tollal kinnitati Tel Avivis, et kuulge, jah, me kindlasti võtame vastavad meetmed kasutusele. Siiski sisenes see sama puistasti laev Abinsk ikkagi Haifa sadamasse, et maha laadida. Ja see juhtus isegi siis, kui oldi sellest teadlikud. Ukraina sai juba teada, et see on siiski tema varastatud teravili ja esitas Iisraelile protestinoodi. Tel Avivis öeldi, kuulge, kindlasti uurime asja, aga see puistlasti laev, tulge sisse, laadige maha. Jah, me teame, et te varastasite selle teravilja. Ukraina on juba esitanud protestinoodi, aga me uurime asja kindlasti põhjalikult. Ja nüüd on väljaanne jälginud, et Vene laevad laadivad kõigepealt vilja okupeeritud Ukraina sadamates, sealhulgas Krimmis, kui nad sinna saabuvad välja lülitatud transponderitega. Seejärel vilja ümber laaditakse, see laaditakse teisele laevale ja transporditakse edasi. See fakt, et kaasatud laevad lülitavad oma AIS-süsteemid välja, kui nad on Ukraina sadamate lähedal ja ümberlaadimise ajal, ja nad lülitasid need uuesti sisse mõne päeva pärast, kui laevad olid juba nisuga laaditud, mis kinnitab kahtlust, et nad võtsid varastatud nisu okupeeritud Ukraina sadamatest. Pärast kaupade laadimist merel lülitavad kaubalaevad raadioside taas sisse ja suunduvad otse kuhu? Iisraeli. Pärast mitmepäevast merereisi laadisid nad rahulikult Ukrainast varastatud nisu maha Haifa ja Ashdodi sadamates. Eelmisel aastal kehtestas Ukraina sanktsioonid laevale Svjataja Olga selle osalemise eest Vladimir Putini salakaubandusvõrgustikus. See oli seotud vähemalt 4 nisu saadetisega just Iisraeli. Veel üks laev, mis paistab silma varastatud kaupade veovõrgustikus, on laev nimega Mechlev. See eksportis samuti varastatud Ukraina teravilja just Iisraeli. Lisaks laevadele Svjataja Olga ja Mechlev tuvastas ajaleht Haaretz veel 7 laeva,
mis 2023 aastal lossisid. Nad lossisid Iisraelis nisu, mille olid saanud tuvastamata laevadelt Venemaa kontrolli all oleva Kertši väina lähedal AIS-süsteem välja lülitatud ja püüdes kauba päritolu varjata. Täieliku pildi huvides tasub siiski lisada, et alates Venemaa Föderatsiooni täiemahulise sõja algusest Ukraina vastu on paljud rahvusvahelised uurimised näidanud, et Venemaa ekspordib varastatud Ukraina nisu meritsi peamiselt Süüriasse, Türgisse ja Iraani. Ja mis on oluline, nisu müük on üks peamisi Vladimir Putini sõja rahastamise allikaid Ukraina vastu. Aga kuidas saavad venelased nii massiliselt ja karistamatult müüa nisu Ukrainast varastatud teravilja? Tegelikult on selleks mitu mehhanismi. Üks neist oli lubada Vene ettevõtetel osta nisu Ukraina põllumeestelt okupeeritud aladel. Vormistada see nii, vedada see Venemaale raudteel ja veoautodega ning sealt eksportida rahvusvahelisele turule, eelnevalt segades selle nisu Vene nisuga, mille müük väljaspool Venemaad on tegelikult lubatud. Lisaks töötasid Vene võimud välja protokolli, mis reguleerib väikeste tarnelaevade kasutamist nisu vedamiseks Venemaa sadamates asuvatest ladudest merele, kus seejärel laaditakse see laevadele, mis toimetavad selle klientideni. Teatud hetkel otsustati Venemaa sadamates ladustamiskohtade puuduse tõttu kasutada suurt hulka suuri laevu ujuvate viljahoidjatena. Ja nüüd jälgimine. Ajakirjanike tehtud seire näitas, et igal hetkel asus Kertši väinast lõuna pool vähemalt 5 laeva, mis töötasid ujuvate viljahoidlatena. Ja neile laaditi Ukrainast varastatud vilja, sinna toodi ka Venemaalt vilja, segati kokku ja kogu seda esitleti kui Venemaa vilja. Ja nüüd sisaldavad Venemaa okupatsioonivõimude dokumendid nimekirja 120 varastatud Ukraina viljapartiiga ja Venemaa okupatsioonivõimu. Ajavahemikus 2022 aasta novembrist kuni 2023 aasta juunini varastati 31 partiid, mis on 25% kogu varastatud Ukraina viljast. Need olid märgistatud Iisraeli jaoks. Kas Iisrael teab, et ostab just varastatud vilja? See on vaieldav küsimus. Vene tarnijad väidavad, et see nisu pärineb Süüriast ja nüüd saadetakse see läände vagunites. Tarnijad esitavad dokumendid, et tegemist on Vene viljaga, justkui oleks see pärit Vene Siberist. Kuid Iisraeli ostjad ja ametnikud peavad nimekirja varastatud Ukraina viljapartiidest. Ja Ukraina saatkond võttis ühendust Iisraeliga ning hoiatas, et nendel konkreetsetelt Vene tarnijatelt ostmine on keelatud. Seal saadi aru, et tegemist oli varastatud viljaga, kuid fakt jääb faktiks. Aprilli alguses võttis Iisrael siiski Haifa sadamas laeva vastu, ametnikud. Nad esitasid nimekirja partiide kaupa ja avalikult teatasid, et sellel laeval olev vili on varastatud ning viimased teravilja saadetised jõudsid Iisraeli ööl vastu 27. aprilli. Ja nüüd see viljapartii, mis pärineb okupeeritud aladelt. Territoori Ukraina. Administratsioonil on nimekiri, mis sisaldab tervelt 2,2 tuhat tonni nisu ja üle 19 000 tonni otra. Laev ootab siiski endiselt oma lossimist. Seega tehke ise järeldused, siia ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki, kui soovite Ukraina teravilja. Ja Vene okupatsioonivõimu dokumendid sisaldavad. Seda saab teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Seal on need täiesti erinevad. Varastatud Ukraina. See on kõige lihtsam viis selle kanali tööd toetada. Olen selle eest tänulik. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head.